täna on reede, homme on laupäev, tulime siia Kiviõlisse, et nautida homme laupäeval seiklusfesti, Kiviõli motokrossi ja homme hommikul juba ka sõudmise katsevõistlusi. Kohe liigume majutusse ära, aga mis on, Kevin, sinu emotsioonid enne homset päeva? Eesti katsekad, vaatame need sõudmise tulevikulootused üle, kes on parim, kes läheb äkki tulevikus ka olümpiale. Me vaatame selle üle, muidugi seiklusfestil, naudime melu, naudime seda Eesti rahvast, kes on kõik kokku tulnud siia. Ja lõppkokkuvõttes siis ikkagi see motokross, kuidas need mehed suudavad selle mootorsõidukiga panna hullu. Nii et homme tuleb kõva päev, näitame teile kõike asju koha pealt, mis siin saab, kuidas saab ja millal saab. Näeme juba homme siit samast Maidlast, Kiviõlist, igalt poolt, siit samast Ida-Virumaalt. Nii et. Oh baby, you're cold, cold as ice, didn't know I like the hardest stone. It stays warm when you heat it up cold. Only if I didn't know you more than hello. I feel at home now that we heat it up. Rain freeze, sounds cheesy. Endless summer, you and me. Endless, 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 endless summer, yes. Ühese finaalsõidud vaadatud, täitsa huvitav, et siin mõni lõpp läks ikkagi päris pingeliseks. Aga lähme küsime meeste arvamusi sõidu koha peal. No, sõit oli siuke, et läksin suht julgelt välja. Mõtlesin, et proovin juhtida sõitu nii kaua, kui suudan. Ja kuskil 1100 suutsin olla seal esimene, aga siis vanem kolleeg Sten-Erik Anderson siis pani oma paremusega ikkagi maksma, et sõitis eest ära. Soen sealt rull lahti, siis tulin siia, Ljoha keeras kinni, veits tuli pealt, okei. Toin 400 peal jälle, lõks. Järgmine aasta paremini ja tuleb tugevamini tagasi tulla. Aga mis su eelmise padiga juhtus? Niimoodi juhtuski. Ma ei ole just kõige suurem vend, et see vastutuul võib-olla segab natuke rohkem kui neid. Ma arvan, et praegu seisuga 4. koht läks. Aga ma arvan, täna näitas, et tase ei ole veel seal kahjuks. Nüüd tuleb trenni teha ja loodetavasti MM-i koosseisus ikkagi istun seal 4. Sõudja võib iga tuulega hakkama saama, et see tuul ei saa olla põhjuseks. Mõtlen siin Airut varma riputada ja suve hakata nautima, et siin jaanipäev ja mis iganes siin rahvapühad veel tulemas on. Saab vähemalt suve nautida selle asjaga on nüüd korras. Kooli minna, EAP-sid koguma, tegelikult ei ole midagi kadunud. Ja eks siis juba sisehooajal näeme sügisel. Eks see ole siuke, et paari meest on natuke kiiremad, aga ülejäänud on nagu täitsa võrdsed, et seal 4. kuni siuke, ma ütleks siuke 10. mees olid nagu väga, et ükskõik mis võib nagu ükskõik kes neist võib võita põhimõtteliselt, et see on nagu hästi. Siuke 5-10 sekundi sees tegelikult mehed, et see on nagu näitab, et ühtlane tase ja koos saab nagu kõrgemale areneda. Noh, siin me nüüd olemegi. Live. Sõudmisega hetkel ühel pool. Pärast võib-olla lähme discgolfi mängima ja siis juba varsti lähme motokrossi vaatama. Läheme näitan diskis oma taseme ära. Sest oli 3 maarajal või. Ja sealt tuleb mingi +40 mulle. Ma olen üks kõva käpsel. Aidu discgolfi rada on selles mõttes eriline, et siin on iga selle tiiala kaardi peal on väike mõistatus ja siis korvi peal on vastus. Öökull on vähe raskem. Öökull on nagu profirada, kajakas on selline... Lastele? No mitte lastele, ta on nagu asjaarmastajale. Mulle. Prooviksid puude juurest ära nüüd saada siit. Me jääme siia, kui see nüüd lõpuni nii. Parri kutt on ainult. Opsa käedega lihtsam opsa maha tegema. Ui, blöö. Ei ole nii. Mäng on poole peal, plussi on mängitud 13. Väga mõnus olla tegelikult. Natuke see tasuks veel rajahooldusele rõhku panna, aga tegelikult saab mängida. Mitte pluss on?
no ka 13, liigume 5 Raineriga. Ja sul? Mul või? 29. Tuleb. Ikka turvaliselt. Kuule. Ui, jää. Päästa midagi täna. Siit on nüüd. Läbi ta saigi. Korras. Pluss 24. Mitu parri oli siin? Kas 2 mulle? No siis tuli mul pluss 53. Oleme tulnud siia Kiviõli seikluskeskusesse. Siin toimub täna seiklusvest, Kiviõli motocross. Jah, Kiviõli seiklusvest. Läheme vaatame, mis põnevat pakutakse. Ja äkki proovime mõned atraktsioonid ka ära ja juba õhtu lõpetab siis ka Aalika ja Träädete äkki siis kontsert. Nii et tuleb tegus päev ja loodame siis saada seigeldud. Lõrna aimugi, ma arvan, ma olen kõige lollim. Noh. Ahah, ma oleks siia. Tead sa, võib-olla ma räägin selle praegu kohe ära. Ta on õiges kohas, aga siis, kui sa lõikad need ribadeks, et ta jääb ainult nagu sinine kangas, must kangas ja valge kangas, siis ta ei ole enam lipp ja siis sa paned ta nagu siia. Et siis on nagu õige, aga lipul siis ei ole. Rääkisime ära, vot need asjad on pakend. Need on õiged, need on õiged. See ka, siin on vaja jah vaadata, kas siin on sees mullikile või ei ole. Kui ta mullikilet ei oleks, siis ta läheb nagu pappi. Et selles mõttes on õige. Et aga muidu laias laastus on õige, kuigi sa ütlesid, et sa eriti nagu ei tea. Ma loodan, et sa said uue teadmise ka. Kuule väga ju eeskujulik, aga no eks see oli ka natukene, ma nägin pealt natukene vaatasin kõrvalt, aga ei muidu ennustasin hullemat. Kõige hullem ei olegi. Et me loosime selles mõttes välja siin lennukiga. Laval loositakse välja 13.30 väikelennukiga õhusõit siis festivali ala ja Kiviõli kohal. Võidad või? Kui loosis ei vea, siis armastuses. Armastuses ei vea, nii et loosis peab vedama. Võib-olla peame tõmbama väga palju. Nii, Eret Hüvi. Ma kardan kõrgustele, no proovime ära. Ei võitki midagi, jälle. Nojah, tuleb oma kaotust tunnistada ja edasi liikuda, ega siin ei ole midagi. Läheme kustutame mõned majad ära, läheme päästame inimesi. Nii, tuletõrjekomando asub tööle. Oot. Niimoodi ongi või? Niimoodi ta ei käi. Selle siin. Oota, kuidas see käib siis? Ei liigu või? Aga see muidu liigub või? See ei liigu või? Aga kuidas teistpidi see liigub? Üldse kohale. Mööda lased ju. Kuule, me vist võidame. Tehtud see töö tänaseks. Teeme mõlemast teha.
ja nii see töö saabki meil läbi. Elud on päästetud. Üks heategu päevas toob alati rõõmu suule. Tere, see on lend 365, oleme valmis õhkutõusuks. It's your captain speaking. We are taking a flight from Kiviõli to Bali. Taking off. Nii, me hakkame sinna suunda minema. Enam-vähem sinna suunda. Altituud on paika, umbes 14 sobib. Tere tulemast Bali! Mul need bussihügieenid olemas. Ma ei tea, kuhu me sõidame. Bali on suur ja lai selles mõttes. Aga ei, seiklusfestile sõitsime siia ja õhtul võin Kiviõli tagasi siit peolt rahva ja see on nagu partipass meil täna siin, nii et paneme aga hääled sisse ja hakkame minema. See ongi natukene madalaks tehtud, et oleks nagu sellise pullim ja parem välja astuda, nii et. Ja nagu näete, siis saab ka Kiviõli seikluspargist nii-öelda kätt proovida. Tulevasi kopamehi treenitakse siin. See on nagu Kiviõli üldhariduskeskus tegelikult, kui nii võib öelda. Saad siit kohe kopaload ja kui meeldib, siis eluks ajaks amet olemas. Saad kuni pensionini välja auke kaevata. Nagu näha, siis me oleme siin Kiviõli motokrossil. Elame kaasa number 77-le Hardi Roosiorg. Praegu eriti hästi vist ei lähe, aga vaatame, mis see lõpp tulemas jääb. Rahvast on umbes 1000. Motokross on elus, öll käib. Praegu see nagu vormi pealt 15 tundi ja nagu otseselt pole trenni teinud ja tegelikult nagu natuke juurde ma olen nende poistega seal kundis, et selles mõttes ma arvan, et mingil määral võib ikka rahul olla, et päris nagu nutune emotsiooni ei ole. Vahemärkusena siis sõin vigastused, võlmevigastus, randmevigastus. No eelmine hooaeg oli tegelikult väga hea, selles mõttes, et siis ma ikka Eestikatel suutsin nagu tiitli peale võidelda. Et esimene etapp ma ise seal teine sõit käkkasin ära ja siis ma sain nulli, aga muidu ma olin jah, seal ikka võitluses sees, aga jah, siis hooaja lõpus tuli põlvevigastus ja polnud midagi teha. Aga üle-eelmine hooaeg oli siuke nii ja naa, siis me vahetasime marki, aga ei läinud paremaks. Et poole hooaja pealt ikka vahetasime tagasi ja siis sai ikka jälle koog üles. Kas või uuel hooajal näiteks tiitel koju tuua? Mu unistus on jah, tahaks ikka selle nii-öelda kuningliku klassi tiitli kindlasti ära võtta, et oleks äge heal noodil lõpetada. Hoiame kõlle põhjalt. Aitäh! Kiviõli seiklusfest on selleks korraks läbi, küll aga nüüd kohe-kohe algab kontsert, kus esineb Aalika, esineb Trad Attack ja esineb ka üks koolinoorte orkester ja tuleb tõenäoliselt väga meeleolukas õhtu, nii et me lähme nüüd seda melu ja elu ja pidu nautima. Uute seiklusteni!